Tervist, Eestimaa rahvas! Täna siis on see päev, kui läheb salvestusele teine osa ja enne kui alustame, kinnitagem turvavööd, sest sõit tuleb sellisel teemal nagu paastumine ja kuidas siis paastumine on minu elus olnud väga suureks, siiamaani väga olulisel kohal, kuidas see on muutnud siis minu elu nii vaimselt, bioloogiliselt kui füüsiliselt igatepidi. Ja enne kui me sukeldume siis ka ikka väike pillilugu. Et kui eelmine kord oli parmupill, siis täna on trumm. Panen natukene siin aknast välja, et rahvas ka kuuleks, kes siis ei tea, trompet, selline pisike pill, see on pocket trompet, taskutrompet. Sellega ma olen reisidel käinud. Siis siin saab vett välja lasta, kuna süllest tekib selline kondents. Siin on ventiilid, siin on sordiin, teeb hääle vähekene teistsugusemaks. Huulik ja anname tuld. Vot, siuke vigurivänd siia ja laseme veega välja. Nii et paastumine. See algas, kui ma mäletan, siis ma kuulsin sellest võib-olla juba, kui ma olin ma arvan 14-15, aga läbi siis oma ema mehe, kes siis tegeleb siiamaani. Aga siis ma olin liiga noor, et seda kuidagi sellest midagi arvata või aru saada. Ja üks 10 aastat hiljem, ehk kui ma 24-25, ma olin kuulnud, kuidas ta siis oma tervist tervendanud sellega ja nii-öelda mingeid haigeks jäämisi siis vältinud. Ja et kuidas mingist päevast läheb selliseks kergeks hästi olemine ja mõttevabaks ja fookus tekib ja kuna mul tol hetkel, ehk ma olin siis 24-25 kuskil, minul oli kogu aeg selline krooniline nagu nohu, tatti lendas igatepidi ja vahel võtsin allergiarohte ja käisin arsti juures, et ütles, et peaks nina opereerima, et natuke on kõver. Ise vaatan, et suht ikka sirge on, et et seal peab mingi nagu muu lahendus olema, et kuna ma olin eelnevalt nagu
palju petta saanud, siis ja rohud ei olnud lihtsalt mõjunud ja lõppkokkuvõttes ise nii-öelda siis terveks teinud ennast, siis ma kuidagi hakkasin kahtlema, et kohe nagu noa alla ma ei läheks ja noh, ma olen väga tänulik, et meil see arstisüsteem on. Mul oli hiljuti siin ka allergia ja kuidas üks väike tablett võib poole tunniga sul nina lahti lüüa, siis see on ikka päris hea. Aga ma arvan, igal asjal ja igal on nagu oma koht, kus siis teda vaja ja kui saab nagu ise, et ei pea sekkuma, siis pigem ma valin, et ma saan seda ise teha. Ja täna ma näen ja tunnengi, et enamus asju, peaaegu et kõike saab nagu keha juures ise timmida. Et meil on väga võimsad kehad ja hakkasin siis uurima, et seda nohuvärki ja et kus see lima tuleb ja et miks see kogu nohune on. Ja siis ma sain aru, et okei, see on kuidagi seotud toitumisega. Ehk toitumine, hakkasin muutma seda, aga ikkagist nagu nohust lahti saanud, hommikuti tatt nina umbes, läbi ei käinud, hingasin läbi suu, siis ma hakkasin ka seda hingamist vaatama ja siis ma sain ühe väikse raamatu, äkki see oli mingi John Berg või midagi, 70 lehte paastumisest, limast ja kõik, kuidas sealt taimetoidust ja värgist ja lugesin tolle läbi ja sain aru, et okei, tuleb katsetama hakata, sest parim õppimise viis on minu arvates läbi praktika. Ja võtsingi ühe päeva, kus siis tegin kohe 24 tundi siis veepaastu, ainult jõin vett ja nii palju, kui ma mäletan, siis järgmisel hommikul igastahes mul oli nina täiesti lahti. Et see oli see, mis pani nagu mõtlema, ossa, davai, huvitav, et siuksed nagu muutused kohe väga kiirelt. Said aru, et mingid asjad, mingid toiduained tekitavad ja et kui ma paastun, siis keha hakkab tegelikult enda nii-öelda halbu või mittevajalikke rakke siis hävitama, sööma, sellest siis toituma. Et miks siis võib ka paastu ajal pearinglused tekkida, erinevad halvad seisundid, tunded, sest keha hakkab neid mürke ära sööma iseenda poolt. Siis tuleb puhata, vett kõvasti juua, taimeteed ja jookseb kõik välja. Aga see oli alles algus, sest ma hakkasin tähele panna, et mis toiduained siis mulle seda lima tekitavad ja mis kõige rohkem ikkagist ei sobi minu kehale, on suhkur ja erinevad, siis mingid e-ainet täis või fabrikaatsed tooted, mis on siis kõvasti igast kraami täis, nagu mingid saiad. Aga samas, kui on nagu ise tehtud ja siis see nagu kõik ilusti talletub või kasutab keha nagu energiaks ära. Aga nii, kui on mingi selline suhkrut saab veits liiga palju või mingid muud jama, siis mul kohe nina läheb tatiseks ja ma saan aru, et selge, Priit, natukene läksid liiale, et seda kõike juhtub. Ma vaatan, üks parm oli, läks lendu ja ikka vahest maiustad rohkem kui peaks, aga täna pigem juhtub seda harva. Aga ikkagist juhtub, sest ma ei ole ka ennast täna ära keelanud mitte millegi nii-öelda tarbimisest, aga ma väga teadlikult valin siis, mida ma nagu tarbin, sest ma tean, kuidas mu nagu keha toimib ja seda lõivu maksta on nagu keerulisem, kuigi on erinevaid viise, kuidas siis kiiremini nagu välja tulla, et okei, oledki suhkrut palju tarbinud, siis juua vett, minna trenni, et põletada see kõik kohe nagu ära. Ja liikumine, väga oluline ka paastu ajal ja üldse nagu infost tegelikult ka eemal siis olla. Ja siis ma lugesin ühe Natalja Trofimova, meie Eesti oma
kõva paastuja ja tal on oma paastukeskus. Olen mõelnud, et sinna võiks ka minna, oleks huvitav kogeda sellist 7-päevast olemist. Et kuidas see mõjub, kui on keskkond, kus on nagu nagu professionaalsed, kes on sellega tegelenud nagu aastakümneid, et kuidas siis selles keskkonnas see mõjub, sest mina olen ikkagist enamust aega, selline, ma olen tavaelu peal olnud, et päevased, teed oma elu edasi, aga sellised 3-päevased ka on, kus on sellised, aga kui ma olen ikkagist nädal teinud ja kõige pikem on 10 päeva olnud, siis need on ikka olnud sellised, kus ma olen nagu lahti ühendanud kõigest, et telefon kõrvale ja palju kõndimist loodust ja et siis on nagu lihtsam olla, sest infot ei ole vaja, sest niikuinii paastumine toob nii-öelda asju ülesse, sest toit ja telefon ja igasugused distractionid, need on meie esmased nii-öelda need siis tunnete, emotsioonide siis käivitajad. Mitte käivitajad, vaid neid me tarbime siis kohe, kui meis miskit üles tuleb. Ehk paastumine on nii-öelda vaimne tripp selles suhtes, et sest kohe hakkavad erinevad nii-öelda nõudmised keha poolt või ka meele poolt hakkavad trikitama, kuuled, et äkki sa ikkagist ei peaks nii palju nälgima, et võib-olla see ei sobi, et see hakkab sul halb vahepeal, et jutt tuleb, et äkki sured ära või mingid igasugused sellised hullu jutte hakkab aju ajama, aga kui sa saad aru, et see on lihtsalt üks mõistuse jutt ja sa tead ja usaldad oma keha, oma tunnet, et kui seda on nagu tehtud, et siis ma lähen ja usaldan ja teen ja iga kord, kui lähed nagu läbi, järjest rohkem avastad enda keha, et kuidas see nagu võimeline on ja samas mõistust, meelt, siis see on väga kasuks nii-öelda tavaelu olukordades, sest tegelikult keha justkui on konstantse stressisena, et ta ei saa süüa, aga mingi hetk ta nagu harjub ära sellega ja tegelikult meel harjub ka ja sellest tulebki nagu see meeleselgus, kui kuskil on selline 3. päev ja siis tavaelus, kui on nüüd mingid siuksed olukorrad, kus üldjuhul inimesed reageerivad, siis ma jään nagu rahulikuks, sellepärast et sa saad aru, et ma olen olnud sellises olukorras, see ei ole nagu võrreldavane, et kui midagi on või kuskil midagi juhtub, siis saad aru, et need on nii tühised asjad, sest ma mäletan, et kui selle 7 päeva jooksul sa koged, iga päev on nagu natuke nagu eneseületus ja selline, sa lähed ja selline meeleseisund, et kui sa kõnnid, siis meeled lähevad hästi erksaks, see on selline nagu ka psühhedeelne kerge tripp. Sul on hästi, kuuled väga hästi, näed väga hästi, pilt on selge, meel terav ja saan aru, kui vähe on siis nagu rõõmuks vaja, et hommikul ärkad ülesse, saad aru juba, et ma eksisteerin, see on väga hea juba, et ma olen siis käid, näed kassi, looma, neid lõhnu, laule. Muidugi alguses ei olnud see kõik nii lihtne, sellepärast, sest hästi palju asju tuli ikkagist ka ülesse, siis mis tekitasid sellist mingeid tahtmisi ja päris pikk periood oli ka see, kus tegelikult ma lõpetasin paastu ära ja siis ma sõin nagu tagasi natukene või tuli sellised suured isud. Ja täna ma näengi, et hästi oluline, et kõige raskem ongi see, täna ei ole ka see, et kui sa tuled paastust välja, et siis sööma hakkamine nagu samm-sammu haaval, sest see võib rohkem kahju teha kui kasu see, et kuidas sa välja tuled, et kui sa ikka oled nädal aega pole midagi söönud ja kohe lendad mingi suure hunniku toiduga peale, siis see võib päris valus olla. Aga mul vist selliseid mingeid suuri nagu jamasid ei ole olnud, sest ikkagist kõige rohkem võib-olla, et tuleb kõhu lahti, et natukene tunned, et kõht on liiga täisene.
aga pigem selline rahulikult ja võtnud nagu mõistusega, et saad aru, et okei, et ei pinguta üle. Ja noh, võtame ühe nädalase paastu, kuidas see siis nii-öelda ette näeb ja siis ma räägin tegelikult koos sellega ühe ekstreemse nii-öelda loo, mitte ekstreemse, vaid kuidas ma avastasin siis, kuidas ma avastasin nagu, et paastu ja selle sees, et on need tunded ja kõik need, et kuidas need ka nagu aktiveerivad. Ja noh, algab otsusest, et davai, et sellest tunned, et kuidagi on niimoodi, et noh, et elu on juba olnud ja oled elanud niimoodi, et noh, ma näen, et see toimub nagu, täna on see nagu tsüklitena, et muidu ma planeerisin rohkem, et nüüd ma kuidagi tunnen kehaliselt, okei, nüüd on vaja nii mitu päeva teha või on üks päev vaja teha. Ja no tihtipeale ka nädalas teen sellise ühe päeva teen. Ja siis tuleb otsus, et okei, nii sellest päevast ma hakkan vett jooma. Või see on ka see, et tunned, okei, ma nüüd kohe lihtsalt otsust ära, et ei lükka edasi, lähen paastule ja hakkan vett jooma ja ega rohkemat midagi ei ole. Siis palju loodust. Tookord ma olin Austraalias, 2., 3. päev. Jood vett, käid väljas. Toed ma võtsin prillid ka peast ära, see oli jõulude aeg veel. Ja tavaliselt, kui selline 7-päevane paast, siis noh, 3., 4. päev juba on nagu väga hea selline meel, suht sirge, mõnus. Aga kuna ma seal ei lugenud ka raamatut ja mitte midagi, mul ei olnud selliseid, ainult mul vihik oli, kus ma vahepeal kirjutasin, siis mul oli võimalikult vähe nagu distractioneid. Ja kui noh, muidu käid palju jalutamist, seal kuidagi ei jõudnud jalutama ka, sest nagu väljas oli nii palav. Ja oli selline hästi tubane ja siis see tõenäoliselt tegi selle veel raskemaks. Ja siis 4. päev istun laua taga ja siis saad aru, et tegelikult on nagu ülisitt olla. Et kuskil kaugel maal ja ma proovisin siis seda kõike nagu varjata enda eest, kuniks see oli nii kaugel, et ma pidin tunnistama endale, et tegelikult on sitaks raske praegu. Mul ei ole siin ühtegi inimesi, kedagi, kõik on kuskil, no ma olen, kedagi ei näe, kedagi ei ole, üksinda teispool maailma. Ja lasin siis lahti sellest, et okei, ma võin öelda, et noh, muidu selline eluaeg olnud selline, noh, väga õnnelik ja kõik on hästi ja kõik on tore ja tegelikult alla surunud siis kõiki tundeid igatepidi, kuidas võimalik. Ja siis seal käis see nagu hüppe ära, kus avanes see tunnete lõpune tundmine, aksepteerimine siis läbi paastu ja ma panin üks paar tundi, olid pikali maas, normaalselt tõmbasid, no vahepeal naersid ja nutsid ja tatti lendas igatepidi, siuke puhastus, et sellist üksilduse tunnet nagu tundsin. Ja siis lasin läbi seda, kuniks see sai otsa. Ja siis mul hakkas hea. Ja siis ma taipasin, et assa vana. Et kui ma ei suru alla, vaid ma aksepteerin seda, mis hetkel reaalsus on ja ma tunnen selle ära, siis see kaob. Ja see ei ole kuidagi nagu seotud sellega, et see on nagu päris minu olemine, kui ma seda tunnen, vaid see on lihtsalt üks energia, see on lihtsalt üks emotsioon, see on tunne, mida ära tunda ja siis ta on läinud ja mul hakkab kergem. Et kui ebaoluline on nagu kinni hoida millestki või siis alla suruda, aga ma ei teadnud seda. Ja ma olin seda küll kuulnud raamatust lugenud ja et lase lahti ja ära hoia kinni ja aga keegi kuskil on õpetanud, et kuidas seda kehaliselt siis tegelikult kogeda või noh, räägid ka, et läbi keha siis, aga ei osanud ja keegi ei osanud kuidagi mulle siis seda selgeks teha, kuniks ma selle siis ise ära õppisin. Lihtsalt seda tuli nagu nii palju peale, et seal ei olnud enam võimalust ja sealt hakkaski ka selline tunnete nagu tundmine sügavamal tasandil pihta. Ja 5., 6. päev kerge, siis noh, 5., 6. päeval, tavaliselt 4., 5. päeval ma teen ka puljongit sellist endale.
siis juurviljadest olen teinud, nüüd võiks proovida tegelikult ka, nojah, juurviljapuljongit, sealt saad igast mineraali ja värke. Ja siis jood toda 2 korda päevas ja vett ja 6-7 päev, noh, lihtsalt jood ja oled ja käid, jalutad ja liigutad ennast. Ning siis, kui hakkad paastust välja tulema, siis umbes tegelikult sama palju kui sisse lähed, sama palju tuled välja. Ja tegelikult oleks ideaalne nagu kombo see, et 7 päeva ennem juba ka valmistad keha ette, et lähed kergema toidu peale. 7 päeva oled paastus ja 7 päeva tuled välja. Et noh, välja tulin siis sellise püree suppene, liitri vee peale 2 porgandit ja noh, mingid kaalikat, juurikatene ja tuleb selline vedelkörtene ja seda sööd siis mingi 5-6 korda päevas, iga paari tunni tagant selline 100-200 milliliitritene. Ja see on kogu toitene. Ja sa tunned, sööd ära, noh, see on jumalik lihtsalt, sa pole nädal aega sööndene. Tõmbad lusikaga selle sisse, noh, ja soola ei mitte midagi. Saad aru, et issand, maitsed on nagu nii teravad, sa tunned nagu seda, kus see porgand tuld on, see kõik see maitse, kõik see on nagu vau, lihtsalt, noh, metsik ja see, saad aru, kuidas see jõud tuleb tagasi juurde, et noh, keha läheb ikkagist ka nõrgemaks, aga lihas ei kao. Kaob see rasv ja selline ära ja siis sööd seda, teine päev enam-vähem sama, aga teed natuke paksema kördi ja võid ka juba tükke jätta sisse, 3. päeval juba võid vaikselt mingit lihavärki ka võtta juurde aga noh, jällegist vaatad selline, et ei söö liiga palju. Et täpselt pead tundma, sest nädal aega ole söönud ja siis õpetad ennast sööma jälle ja üldjuhul esimesed 2 päeva väljaheidet ei tule mul vähemalt 3. päeval ja kui paastule lähed ka, siis on niimoodi esimesed 2 päeva veel 3 päeva tuleb välja ja ühe korra olen glistiiri ka teinud. See oli päris rõve, mis sealt seesamas Austraalias tegin. Sealt tuleb selline rõve nagu noh, sest see hakkab nagu sööma ja see hakkab tegelikult pärasoolest hakkab see, nagu see kiht sealt nagu lahti tulema. Sellepärast tehakse nagu see glistiir, et sa pesed nagu välja selle. See on rõve. ja siis 4. päev, 5. päev on juba päris okei, aga samas jälgid ikkagist 6-7 juba põhimõtteliselt tavaline. Aga noh, soovituslik ikkagist suhkurt ja seda väga mitte nagu süüa ja siis lähed sama toitumist pidi edasi. Ja noh, unenäod on hästi huvitavad öösel, kui paastud ja tegelikult terve asi kompott nagu puhastub kogu keha. Ja peale seda, kui ma selle paastumisega õppisin ära, siis kuidas tundeid tunda, siis nüüd ongi, sellest on 2-3 aastat. 2 aastat. See 2 aastat on olnud väga metsik aeg, sest nii palju kehaliselt on nagu asju üles tulnud ja puhastada tahtnud ja toimus ka läbi selle nii-öelda Austraalias ja tagasi tulles väga suur nii-öelda läbipõlemine ja nii-öelda keha haigestumine, et seda kõike oli nagu hästi palju emotsioone, tundeid ja selline, noh, mina ei tea, kas ta depressioon, vaid noh, selline eluisu sai nagu otsa või ei osanud nagu kuskilt peale hakata, et natukene nagu lõi nagu pahviks, et nii terve elu nagu kõik alla surunud ja olnud ja siis ma ei tea, kas eluisu otseselt otsa ei saanud, aga vahepeal oli tervis oli nii kehva Eestis siis tagasi jõudes, et noh, olid voodis ja ütlesid, et davai, noh, et võta ära siis, ma ei jaksa, et noh, et ma ei oska nagu midagi teha enam, et mida ma tegema pean, et siis nagu keha korda saada, et ja kogu aeg oli nagu, noh, tuli kogu aeg uusi asju iga päev, noh, nutsid, oli selline ahastusene, ei teadnud, mis toimub täpselt, ei olnud kunagi sellist asju kogenud. Ja siis too hommik ärkad, vaatad, et no kõnnid 50 meetrit üle nigine, vaatad, pead jälle magama minema.
said aru, selge Priit, nüüd on vaja paastule minna. Ja siis põhimõtteliselt 5 päeva vedelesingi voodis, sest keha väljutas ja jõin ainult angervaksa teed päev läbi, kuuma teed. Ja rohelist sellist, nagu uhvo tatti tuli 5 päeva järjest jutti, siis 5. või 6. päeval tundsin, et nüüd hakkab eluvaim sisse tagasi tulema, tunnen, et ma tahan liikuma minna. Ja siis ma sain selle kogemuse, kuidas ennast nagu üles turgutada. Põhimõtteliselt nagu keha valutas ülepidi, kõik oli nagu nii rõve oli, vastik oli, et ei tahtnud enam nagu elada. Aga siis said aru, et arsti juurde mul ei olnud haigekassat midagi ja kuna eelnevalt, võib-olla seal oli natuke jonni ka, kuna ma eelnevalt olen pole sealt abi saanud, ütleme nii. Ehk ma olen kõik nagu ise korda saanud, siis mul tuli see teadmine endale, et see on see koht, kus ma lähen ise läbi, sest ma võtan täielikult vastutuse oma keha üle ja keegi teine ei saa seda korda teha, kui ma ise haigeks ennast mõtlesin, tegin oma elu elamisega, nende valikutega, siis mitte teadlikult. Ehk ma arvan, et 30 aastat ma elasin täielikus nagu teadmatuses, kes ja kuidas ma olen ja miks ma olen. Ja siis, kui see kõik hakkas avanema ja näha, siis ma sain aru, et okei. Mul tuleb ise see läbi käia, et vastutus võtta ja 10 päevaga olid jalad all ja siis hakkas nagu uus tee pihta. Ja sai liikuma hakatud ja keha tuli nagu elule tagasi, aga siis toitumise poolelt ikkagist ma sõin hästi palju juurvilja ja sellist taimetoidu peal ja kuniks ikka nagu virelesin veel, ei olnud keha nagu terve, sest mingi asi oli mul kuskil ikkagist kehast sees. Mingi põletik, metsik, suur, sest kõik kael, pea ja õlad ja kõik nagu põles. Alakehal enam-vähem nagu alakehal jokka, ülen nagu ülevalt siit poolt ülespoole, kõik põles. Ja isegi kui sõid midagi ja siis see kuskil, suve lõpuks ka paastusid seal, said enam-vähem nagu okei. Läksin tööle, kooli õpetajaks, tagasi kutsuti. Ja siis ma panin uuesti matsu, nagu ei osanud ikkagist piiri seada, ja poole aastaga tõmbasin jälle auku. Põlesin uuesti läbi, siis ma mõtlesin, siis ma tegin uuesti 5 päeva paastu. Oli vist 5 ja siis ma võtsin ka otsuse vastu, et ei, ma enam ei nagu ei lähe vastu oma siis kehale, et ma kuulan teda ikkagist lõpuni ja ei lähe siis seda hirmuteed pidi, sest seal ikkagist oli hästi palju hirme, ja samas see edasiliikumise tahe ka, et arvasin, et see oli selline, et ei olnud nagu midagi tõsist, et ta saigi nii ruttu korda, et ma saan sama hooga edasi panna, saan aru, et ei saa. Et see, mis ma olin oma keha lõhkunud ja teinud 30 aastat, et samamoodi, sama tempoga lihtsalt keha ei jaksa. Ja siis hakkas uuesti jälle ülesehitamine, samamoodi paastud asjad ja kuni siis tegelikult leidsin sellise asja nagu liha toitumise, karnivooriks nimetatakse. Eelmise aasta septembris ja paari kuuga sain põletikust lahti kehas. Sellise suurema koguse ja jaanuar, veebruar, ma arvan märtsiks, siis seal tegin ka ühe paastu puhastuse. Ja täna ma olen ikkagi segatoidu peal tagasi, sest ma näen, et mu keha suudab kõike ära seedida, ma ei pea ainult liha sööma, aga enamust aega ikkagist mu laual on nagu liha ja muna ja kala ja kana ja vahest viskad maltsa ka sekka ja mingit kartult ja banaani
aga üldpilt on ikka selline, noh, et sealt on see jõud, et minu keha ei toimi lihtsalt ainult taimetoidu pealt. Ta on ikkagist selline ja ei seedi, või noh, seedib, aga seda ei saa üldse nagu palju süüa, kui natuke läheb, lööb kohe kõhu lahti ja kogu aeg on punu on ees sellega nii-öelda taimetoiduga. Et kellele sobib üliokk, et ma näen, et meil on kõigil nii erinevad kehad ja me peame ikkagist kuulama, et mis meie kehal hetkel sobib ja kuidas sobib ja siis seda järgima. Ja mis veel paastust? Natuke ka paastust siis elustiilist üleüldiselt toitumine, noh, see ongi selline, käib kaasas. Siis paastuga ma olen käinud ka ühel kursusel, aga noh, ma näen, Trofimova kursusel käisin siis ja raamatuid lugenud erinevaid, aga kõige olulisem ongi nagu katsetada iseenda peale. Ja täna, kui ma näen, et keegi tahab paastumisega alustada, siis kõigepealt ma soovitaks sealda vahelduv paastu, et selle pealt nagu minna, aga kohe katsetada ära 24 tundi. Lihtsalt panna käima. Aga kui sa tead, et sul oled selline ärev, närviline võib-olla siis alustada rohkem nagu jätta nagu vähem, nagu mitte kohe nii suure hüppega, et keha mitte väga errorisse ajada. Ja siis järjest nagu pikendada ja siis teha selline endal iganädalaseks nagu praktikaks, ütleme nii. See on, noh, minu jaoks on see elustiil täielik, et see ei ole selline, et ühekordne, vaid see ongi, et konstantselt puhastad ja siis oled ja kuulad ja see õpetab, et see ämblik ka meil siin külas, et see õpetab siis kogu elu, et see kui ma olen nagu toidust ja kõigest nagu eraldatud mingi aja, siis see paneb nii palju väärtustama seda, mis sul juba on ja toitu ja kust ta tuleb ja mis see toit üldse on ja kuidas siis mu keha midagi seedib ja kasutab ja toimetab. Et väga oluline. Ja noh, kui raamatuid lugedes, siis tegelikult õige ravipaast algab alles 2 nädalast. Ehk nädal on selline poisike, et kui sul on mingi elupikk haigus on, näiteks mingi autoimmuunhaigus, siis kui seda tahad nagu kiiresti, noh, selles suhtes kiirendada, siis võib-olla isegi võid 3 nädalat kui 4 nädalat teha paastu ja võid sellest nagu välja tulla. Sest kui ma mäletan õigust, siis Trofimoval oli endal ekseem äkki, mingi nahahaigus ja siis tänu sellele ta tegi 3-nädalase paastu, raamatus on see kirjas ja kui ta oli vast 21-aastane, kui ta õppis Tartus ja siis iga nädal ikkagist 1 päev paastu, veepaast ja siis sööb ka puhas, kerge, mõnus selline ja siis ta sai selle nagu kontrolli alla. Ehk nii palju mürke tuleb välja, et haigus lihtsalt kaob, et meie enda keha on nii tugev tervendaja ja meis on kõik olemas, me tegelikult ei vaja mitte midagi väljast. Aga ma pean looma selle ruumi, kus keha saab siis lõdvestuda ja saab siis terveneda. Jah. Ja tihtipeale on ka see, et näiteks miks algusest läheb nagu paastu all tihti halvemaks, siis ma sain ka aru, et kui haigus või mingi ilmingud nagu ägenevad, siis ma elus ka aru, et kui elu läheb nagu järsku nagu rohkem veel pea peale kaosesse, siis varsti on tulevas mingi selgus ja haigustega on ka nii, et ja paastu ajal, kui midagi ägeneb, tunne, et näiteks ma põiepõletiku ravisin endale ära seal paastuga. 3. päev läks nii hulluks, et põis kõik valutas ja panid normaalselt vetsuvahet, siis 5. päeval said aru, oppa, läinud korras. Ehk enne kui hakkab terveks saama, siis tihtipeale läheb nagu olukord hullemaks. Aga see tegelikult lihtsalt näitab ära, et kehal immuunsussüsteem läks suuremal võimsusel käima ja hakkab siis nii-öelda vastu võitlema, puhastama seda keha. Ja tegelikult hiljem taandub, et võid tähele panna enda võib-olla elus, kui tuleb mingi olukord või mingi haigus on, väike haigutus ka siia sekka.
mis veel, paastuda hea kevadel, sügisel, teha üks pikem kevadel nädal, sügisel nädal. Ehk ma ise näen, et kui ma selle nädala võtan endale, siis tegelikult ma puhkan nii-öelda meelt ja kõike ka, ehk mul on väga palju suurem selgus ja ma ei ole orav rattas, vaid ma reaalselt siis tegelikult protsessin läbi selle võib-olla ka, see on selline huvitav, et noh, et ongi, et ütleme siis iga sellise poole aasta tagantene, selline üks pikem paastane ja siis läbi selle siis ma võtan nagu pool aastat kokku, et mis on nagu toimunud ja samas puhastan keha ja siis ma lähen jälle uue hooga värske kehaga peale, värske mõttega, et ma võtan asjad kokku, mis on toimunud ja samas aeg endale ja samas saab ka eksisteerida niimoodi ringi käia tööl, kui sa paastus oled, sest lõpuks see mindset ja see meel läheb nii nagu teravaks ja kui mina olen 8-9 aastat praktiseerinud, siis mul ei ole küsimust vaadata, kui keegi kõrval sööb, sest see ei tekita mingeid emotsioone minus enam, see on minu otsus, ma ei söö ja me võime isegi rääkida toidust, sest ma saan nagu selle maitse elamuse kätte juba niimoodi, et panen silmad kinni, me räägime ja räägi veel, aga seal ei ole seda, et ma tahaks seda süüa. Aga algusaegades ikkagist oli nagu keeruline, siis vaatasid toidupilte ja vesistasid, ai ma teen seda ja ma teen seda ja kui hea ja oi nii hea ja eks neid libastumisi ikka oli, aga järjepidevalt teed, siis meel läheb järjest kindlamaks ja vaim ja kõik on nagu. Nii et see on kindlasti praktika, mis jääb minuga elu lõpuni, sest kui selle korra oled seda maitsta saanud, siis see on ülikerge, ülilihtne ja parimat ravimit ma arvan, et ei ole. See on küll selles suhtes, et kõva distsipliini nõuab ja ta võtab aja aga kui tead, et aega ei eksisteeri, siis tegelikult ei ole vahet ja sa tead, et seal on nagu nii palju kasu siis kerele ja mõistusele ja kõigele, siis ma teen seda. Mis veel kogemusi paastuga või mida veel paastust rääkida? 24 tunni paast põhimõtteliselt võid kohe tavaliselt süüa, aga sa tunned lihtsalt, et ei taha vähem. Tihti ma teen ka 36 tundi, jätad õhtul, et ma söön. Kuidagi oli hästi lihtsalt läks niimoodi, et kas ma sõin õhtul sõin viimase toidu 6, 7, 8 aegu ja siis järgmise toidu sööd ülejärgmise päeva hommikul siis näiteks. Ja 3-päevased on sellised väga mõnusad, saad kõiki toimetusi teha, mis tahad. Lihtsalt õljud ringi ja mis minu jaoks algus oli hästi suur avastus, et hästi palju aega jäi nagu üle tegeleda muude asjadega või siis lihtsalt olla, sellepärast, et ei pidanud enam süüa tegema. Sest ma vist olen see inimene, kes on suht nagu noorest peale, kui on võimalik, siis ma olen alati ise endale süüa teinud ja see võtab, ja sa tahad ikka head mõnusat sööki, siis see võtab aega selles suhtes, et sa võid pühenduma ja hästi süüa, siis ma olen alati endale hommik, lõuna, õhtu ise valmistanud. Ning siis jääb selline hommikul võib-olla pool tund, lõuna ka tund, 3-4 tundi päevast. Ja sa ei pea mõtlema, mida sa sööd, sest sa ei söö, ainult vett jood. Siis läheb nagu meel väga teravaks. Ja samas mõtled ja teed ja siis vaatad oma elu nagu, et kuidas, mis, mõtled asju välja, ideed tulevad ja niimoodi timmid.
ilusti laulab, noh, ma ei tea, kas ta sookurg vist. Rukkirääk ka. Mis veel paastumisest? Jah, et praktika. Et hea on teada, teooriat lugeda, ma arvan eesti keeles Trofimoma raamat väga asjalikult, seal on ka retseptid, asjad kõik sees, kuidas paastule minna, olla, teha ja räägib kõigest lahti, et kui ei ole varem, siis võta raamat, hakkad minema ja väga lihtne tegelikult. Tühi. Tundub, et sain tühjaks rääkida ennast. Ma korra veel vaatan, kas on midagi paastu või toitumise pealt. Noh, kindlasti oleks, aga ma ei aja seda rohkem. Vist põhiinfo on nagu jagatud, oma kogemus. Kuidas ta on siis mind aidanud. Ja tookord Austraalias oli ka kõva mats oli. Kui tulin nädalasest paastust välja, panin prillid ette. Opa, pilt on kordades selgem ja teravam. Ja siis arsti juures käies mul oli terve diopter nii-öelda maha tulnud silmanägemisest ehk silmanägemine taastus selle nädalaga. Kuskil kehas midagi lõdvestus nii palju, et silmapinge läks siis maha. Vot. Ja nüüd ongi. Ma arvan, sellele paastumisele ongi see ka, et ma söön selline, oleneb päevast, mida ma teen 2-3 korda päevas. Üldjuhul 2, vahel 3. Vahel ka 4, oleneb, aga see vahemik aken on ikkagi selline 8-10 tundi. Ehk kui hommikul ärkan, siis ma arvan, esimesed 4 tundi kindlasti söö, vahepeal isegi 6 ja vahepeal 8. Oleneb palju eelmisel päeval söönd ja oleneb mida teinud ja kuidas on ja keha lihtsalt saad aru, et ei vaja ja siis vahest teen ka nii, et ootan nii kaua, kuni kõht nagu korisema läheb, et reaalselt kõik seest on nagu ära söödud ja siis ma alles söön. Ja vahel selleks kulub niimoodi, et saad õhtul sööd viimati ja sööd alles ongi võib-olla selline 16-18 tundine. Ehk oled mõnusalt tühjaks kõik ära kasutanud, mis sa oled söönud, sest ma näen, et tihtipeale sööme nii palju, et tegelikult ei ole vajalik ja selleks siis ka, see väljendub nagu kehas on. Ja kuidas talletub on. Vot. Aga selge siis. Paastumine, natuke toitumist, siis mõned lood, mis täna said siis jagatud, avatud ja aitäh, et kuulasid. Kui oled siiamaani jõudnud, kui on küsimusi, kirjuta kommentaari või kirjuta mulle otse, saan suunata, aidata, mõtteid vahetada. Et mul on hea meel jagada ja kui keegi saab inspiratsiooni, siis see on rõõmus, sest ma näen et miks ma seda täna teen, mida ma olen tegema hakanud, sest ma olen seda ammu tahtnud teha, aga ma tol hetkel lihtsalt ei julgenud aga saad aru, et see tuleb kogu aeg nagu tagasi ja tegelikult on see, et mina olen sellest nagu kasu lõiganud enda elus ja mind väga palju paremasse kohta viinud endaga ja oma kehaga, siis
see on justkui nagu natuke nagu kohustus edasi jagada, et siis teised saaks ka kogeda või inspiratsiooni. Ehk ma ei hoia seda enam nagu kõike endale. Et olen jaganud küll ka väiksemas ringis ja võib-olla lähedasemad teavad midagi. Võib-olla midagi on ka tõenäoliselt neil uut. Sest ma olen ikkagist olnud selline väga omaette seikleja samas teiste seas. Ja on lõbus ja läheb veel lõbusamaks, sügavamaks. Nii et tõmban ühe väike trompseti siia teile lõppu ja egas midagist kohtume järgmistes osades. Vaatame, mis teemaks tuleb. Et ma ise ka veel täpselt ei tea. Elu annab mulle ja siis mina järgnen sellele. Või ma ise annan, sest kõik ju tuleb meie enese seest. Aga vaatame, mis impulss tuleb, mis teemat vaja on. Nii et nälgime, sööme, joome, naudime elu ja tunneme. Ja üks asi veel. Paastuses on väga mõnus saunas käia. Tõmbab niimoodi puhtaks. Vot. Nüüd on kõik. Have a good day. Ciao.